No niimoodi, tere siis jällegi sellel nädalal minu armsatele kuulajatele, vaatajatele, minu sõpradele, minu jälgijatele ja siis sellel nädalal ütlen ma ka tere Jane-Maarja tuttavatele, sõpradele, jälgijatele, klientidele ja nii edasi. Me oleme siis podcastis Elu enne ja pärast Indiat ja täna siis on minu külaliseks veetlev naine Jane-Maarja Hansen, kes võib-olla siis on üldsusele rohkem tuntud kui lastejooga õpetaja. Ja tere siis, Jane! Tere, armas Aet! Aitäh, et sa kutsusid mind siia podcasti. Väga tore, aga alustame siis selliselt, et ma läheksin nüüd tagasi 9 aastat. See oli üks selline tore päev, kus mina olin siis Põhja-Indias Rishikeshis, kõndisin üle Ramjula silla ja kes tuleb mulle selle silla peal vastu? Jane. Milline see päev oli? Mäletad sa seda? Aitäh küsimuse eest. Kõigepealt ma ütlen sulle, Aet, et ma olen väga tänulik, kui sa mind Janeks praegu nimetad. Ma olen viimased, ütleme niimoodi 10 aastat olnud Jane-Maarja, aga sellest pole midagi, ma olen väga tänulik, aga ma kasvasin just jumalikkuses Maarjaks, aga Jane toetab mind praegu, nii et ma olen väga tänulik. Jaa, sa tulid mulle vastu ja tegelikult meile, et sellel hetkel Kangese sillal pärast karmapuhastustseremooniat kogu Rishikeshi rahva sellist juures olemist ja nemad siis olid selle tunnistajaks, ja sina olid siis esimene selline, tegelikult oli teisi eestlasi ka veel, eks ole, aga just Kangese sillal tulid sina vastu ja me läksime Ermoga, õigemini mina läksin hotelli riideid vahetama, me olime koos Ermoga ju. Et ma tilkusin sellel hetkel nagu märg kassipoeg, on ju. Ja see on mul väga hästi meeles, et vaatan, et see on tuttav tüdruk. Me olime sinuga enne ju kohtunud minu meelest selle naerujooga kursustel ja vaatan, tuttav tüdruk tuleb üleni märg nagu kassipoeg, tilkus, juuksed tilkusid. Aga see oli nii armas ja mul oli nii hea meel. See oli hästi soe tegelikult sinuga kohtumine, ma mäletan seda, see oli täiesti uskumatu jah, et elu koosneb imedest, et pärast sellist tseremooniat kohtuda eestlasega niimoodi, nii muuseas Kangese jõe silla peal aedsillastega. Ja me kohtusime tõesti naerujooga koolitusel, tegelikult see ongi, et nagu elu ise on selline, et ei tasu teda väga tõsiselt võtta, eks ole. Ja esimene eestlane, keda ma siis kohtasin nii-öelda või inimene, niimoodi tuttav, eks ole, lisaks oma grupile väiksele, kellega me seal Indias olime, olid sina. No vaata, ega ei ole just väga tihti ei juhtu, et Indias sulle tuttav vastu kõnnib, on ju. See ei ole just igapäevane. No ei ole jah, tegelikult, et see ongi ime, et kohe universum näitaski, et usu imedesse ja imed, et sa oled hästi hoitud ja kõik on turvaline. Ja tegelikult oli see ju, et meil oli kavas minna kuhugi tähistama, et naisenergia on ju suur tähistus ja tähistamine ja siis me läksime ju pärast seda vahetasime hotellis riided ära ja nii mäletan, kuidas ma
triikisin ekstra riideid hotellitoas ja see oli niivõrd oluline sündmus mu jaoks ja siis me kohtusime ja ma mäletan, kui me läksime Ermoga mingit kitsastest tänavatest läbi, et no nii kitsas ja ma mäletan, üks motikas väike paik tuli meile seal vastu, see oli eriti äge, väga kitsas tänav ja seal tuleb nagu niisugune noh, paik pisikene väike küll. Et ja no no vaata, Rishikes on selles mõttes on selline eriline, et seal on hästi palju neid kitsaid tänavaid ja need sillad. ja, Sellel ajal oli see Laksmanžula sild ka minu meelest avatud ikkagi veel ja Ramžula mõlemad sillad olid avatud ja nende sildad, mis olid sellised üsna kitsad, seal sõidavad siis üle nii lehmad kui motikad. Inimesed loomulikult ka, kui mahuvad. ja, ja Aga see räägime natukene, mis see pühitus see siis oli, kus sa käisid enne seda, kui me kohtusime? kuidas? Ma praegu ei kuulnud. Ja, et räägi täpsemalt, et mis pühitsus või mis rituaal see oli, mille sa tegid enne seda, kui me kohtusime sinuga? Ja ennem kui me Mango Lassit hakkasime jooma imelises sinu valitud restoranis, sest et sina ütlesid, et tulge sinna, ma ei mäleta, mis see restorani nimi on, et seal on nii hea Mango Lassi ja seal on nii hea ja siis me tulime tähistama seda minu seda tseremooniat ja meie taas nagu noh, kohtumist üldse, et see oli nii imeline lihtsalt see kohtumine, aga jaa, ma räägin siis sellest tseremooniast, et see tseremoonia oli, noh, me olime sellise väikese grupiga, mille ma enda ellu tellisin jälle loojalt, et ta ei oleks mingi tavaline turismireis, et me käiksime imelistes paikades, kuhu niisama inimene ei satu. Ja siis üks nendest oligi ka siis Rishikeshi selline tseremoonia, mis tegelikult ei olnud üldse minul ja meile ette teada, kavatsetud. Looja teadis seda, eks ole, lihtsalt ta haara kinni sellest. Ja mina haarasin. Et noh, oligi, et meie grupi juht Clelia Lampu, tema siis nagu poole sõnaga ütles, et siin noh, juba päeval me laulsime mantraid seal ja seal noh, oli selline imeline noh, et tuleb tseremoonia. Ja tegelikult, kui ta päeval seda rääkis, ja et on võimalik nagu, et siin Gangeses puhastada siis karmat selle tseremoonia ajal. Aga noh, ja päeval hakkas tseremoonia juba pihta ja niimoodi päikese loojudes ja loojangus ja ma ei mäleta seda kõike täpselt, aga ma mäletan seda, et me laulsime hästi palju mantraid, inimesed kogunesid, energia oli selline juba ekstaatiline ja ma ei mäleta täpselt, kuidas see kõik nagu lihtsalt minu teadvuses oli see, et ma pean selle karma ära puhastama, süttis kogu aeg nagu. Ja see kulmineerus ühel hetkel meie väikeses grupis sellega. No muidugi Rishikeshis seal Gangese jõe kaldal muudkui kogunes seda rahvast, toodi tulele ande ja see ongi seal nagu väga sagedane tuletseremoonia. Ja siis meie, meil oli veel üks noormees, kes minu arust oli ta nimi Tarmo ja tema tahtis ka seda karmapuhastust teha. Ja siis ühesõnaga mina otsustasin endas, et mina soovin nüüd enda karma ära puhastada. Ja siis tekkis selline sügav teadmine, et nüüd. Ja seal oli nii, et meile nagu seletati ka, et Clelia ütles, et seal on vaja nagu keti otsas rippuda, et lähed üle selle kalda ja võtad ketis kinni ja ripud siis selle Gangese jõe sees, voolu sees nagu.
mis ei ole eriti väga nagu kerge selles mõttes, et see, ühesõnaga, ma läksin üle selle ääre ja läksime. Ja mul on väga tänulik, et oli keegi meesterahvas, eks ole, moraalseks toeks, sest et ega ma ju ei tea siiani, kas ma oleks üksi läinud, aga mine tea, mul on selline iseloom ka päris tugev, on ju. Et siis läksin üle ääre ja hoidsid selles ketis kõvasti kinni ja rippusid selle kangese jõe tugevas energeetilises voolus. Et ainuke mõte, ma mäletan, mis mul tuli, oli see, et jumala eest, et ma siit sellest ketist nüüd nagu lahti ei lase. Sellepärast, et see vool oli nii tugev, et ma tundsin vahepeal, et kui see kett nüüd katki peaks minema, siis ma olen läinud. Aga see oli nagu murdosa sekundis ja Janne-Maarja, ma ütlesin, et ma ei keskendu sellega. Ma puhastan, ma lasen kõigel minna, kõik mis on, kõik vana, kadugu, lahustugu. Väga põnev. Küsin sulle siia vahele, et mis tunne või mis see selline sügav tunne oli, kas sa tundsid siis, et miski suur nagu langes sinu õlgadelt maha või oli see lihtsalt teadmine või tundsid seda füüsiliselt ka või? Aitäh küsimuse eest, et 9 aastat tagasi. et tegelikult ma nagu päriselt mäletan seda tohutut voogu. Ja kui ma nüüd ausalt sulle ütlen, siis et nagu ma hetk ennem seda lindistust jagasin ka, oli see, et neid teadvustamisi momente, kuna aega ei ole olemas, siis see tuleb nagu just nüüd ja just praegu sisse ja eile õhtul ja täna hommikul tuli alles täielik teadvustamine, mis ma tegelikult, mis see karma seadused ja mis see karma energeetika endas päriselt kannab. Et see julgus minna, see julgus teha, see põhjus ja tagajärg, see energia muundamine kangese jõe ehk siis vesi on ise puhastus elementidest. Selles voolus juba ise on niivõrd nagu puhastav ja see tegemine ja see seisund, õnneks ma olin nagu häälestunud sellele ja joogaga tegelenud. Ilmselt mu ettevalmistus oli selline, et ma oskasin märgata, jah, vastus su küsimusele on neid märkamise mõtteid, et pigem see seisund, kui see kett nüüd lahti läheb ja et ma annan ka ära, ma mäletan lihtsalt seda seisundit, et ehk siis karma on minu jaoks ikkagi see märkamise seisund, olemine, et see seisund ja see täpsus, kuidas seda ankurdada igapäevaellu, et jah, see vee-energiasse puhastumine ja mõtete voog, kui sinna tuua see seisund ja märkamine, kõik taha ja teadvustamine, see on nagu nii ülivõimas kohalolekus võtta vastu see puhastus. Et juba see protsessi kogemine on ja nii lahe meenutus on see praegu, et jah, ma tegin seda ka, et vau, et kas ma praegu läheksin, aga jaa, see seisund ma kogesin ära ja ma tundsin, vau, nüüd ma lähen. Sest ma mäletan, et me leppisime veel selle noormega ka, et tema läheb nagu ees ja ta aitab mu sealt üles nagu.
ma ei mäleta ka, võib-olla oli ERMO või ühesõnaga, ma ei mäleta täpselt, kuidas me sealt üles tulime, aga ma mäletan seda, et mind aidati sealt siiski üles, meesterahvas aitas mind sealt ülesse. Seda ma mäletan väga täpselt. Ja siis ma läksin sealt välja ja tilkusin, ongi nagu kassipoeg ja kohe tulid minu ümber kollases riietatud India naised ja mehed, kes kõik õnnistasid mind niimoodi, noh, minu ümber võtsid ringi ja see oli hästi soe tunne. Kui ma seda kõike kuulan praegu, siis ma juba ise tunnen nagu seda mõnusat energiat ja ma juba kujutan oma vaimusilmas ette. Noh, ma täpselt loomulikult ei suuda seda järgi kogeda, aga see, mida sa võisid kogeda, seda võimast tunnet ja alati on see, et Indias on see nagu kuidagi moodi võimendatud. Aga ma küsiksin su käest nüüd selles küsimuse, et mis see karma siis oli, mida sa puhastama läksid, et oli sul siis mingi tohutu karma või? Miks sul oli vaja karmat puhastada? Ma nuusutan vahepeal, lavendlite energiad lähevad nii suureks, sellepärast et aega ei ole olemas, nagu sa tead, ja ma arvan, et kui me midagi räägime, siis me tuleme alati tegelikult sellesse käesolevasse hetke, et ma tunnen, kuidas mu keha praegu väriseb ja ma väga pikalt ei soovi olla selles, sest et ma tunnen, et ma olen ülitundlik ja ma toon selle kõik nagu sellesse käesolevasse hetke. Vau, täiesti energia nagu väbeleb, et mul on vaja hästi tugevat maandust praegu. Ma nuusutasin oma koduaia lavendit, et mul on abivahendid kõik olemas siin. Et see on väga võimas energia. Oh. Et sa küsisid, mida ma seal puhastasin. Kui sa üldse saad niimoodi öelda, võib-olla sa ei saagi seda ütelda niimoodi. Saan ikka, ma lihtsalt on vaja natuke koguda, sest et see energia on hästi võimas, millest me räägime. Ma kogun korraks ennast kokku. Nii. Ma ikkagi käisin ju praegu Kangasas, eks ju. Jões. Absoluutselt. Arusaadav. Et ma tegelikult soovisin seda jagada, et kui see soojus, vaata mu ümber tuli nagu päikene, see ring, eks ole. Ma korraks põikan, vabandust, tagasi sellesse ringi, siis nad nagu õnnistasid hästi koheselt selle minu energia nagu võtsid nagu sülle mind nagu ema üsasse. Ja hoidsid mind nagu, vaata, kui sa sünnid uuesti, see oli tegelikult uuesti sünnikogemus, ma korraks põikan tagasi, siis ma räägin vastu. Räägi. Et see oli niimoodi, et see on taassünd. Ja kui sa oled karmas puhas, sa lähed tarma teele. Et sa joogiinina ma olin selleks ette valmistunud, aga lihtsalt, kuna ma olen selline hästi tugeva sisemise tervendaja, natuke nagu, ütleme niimoodi, nagu täiesti taima inimene ja ma ei taha öelda, et nõid, pigem jumalanna, sest et jumalanna ongi nõid, ta lihtsalt nagu ülendab ennast jumalannaks. Nõid on ülendatud jumalanna meis kõigis naistes, kes on tervendaja. Ma toon selle sellepärast siia, et karma ise, et see on seisund, eks ju, et sa muundad alkeemiliselt ja hakkad teadlikult valima oma teekonda. Aga see on protsess. See on lihtsalt tseremoonia, millest ma rääkisin.
see on imeline õnnistus, et ma sain seda kogeda, imeline elu tähistus. Ja kui need India inimesed ja naised ja mehed mu ümber mind nagu kaisu võtsid, see oli sügav õnnistus, et ma olin hoitud. Alati, kui me midagi sügavat läbi teeme, me tahame, et keegi võib-olla meid kallistaks, puudutaks, hoiaks. Ja nüüd tuleb üks hästi armas selline tähelepanek, mida üks India naine mulle kõrvas osistas. Nad tulid järjest lähemale mulle oma ringiga niimoodi hästi võtsid kokku niimoodi ja hakkasid niimoodi õõtsuma. Õõtsutasid, õõtsusime koos. Ja üks naine ütles kõrva mulle, seda tseremooniat teeme me päeval. Et päevane tseremoonia. Et õhtul on see tuletseremoonia, on ju. Et detaile võiks ka teada, aga nad andestasid, eks ole mulle, et vaatasid, et selline inimene tuleb ja väga soovib oma karmat puhastada. Vot selline, aga sa küsisid seda, miks ma seda karmat nii väga soovisin puhastada. Et ma olin tegelikult lahutanud mõnda aega tagasi, ütleme niimoodi, siis mingi aastakese tagasi ennem seda oma abielu, 20-aastase kooselu abielu, et minu jaoks oli see nii suur asi, nii suur üleelamine ja mina soovisin nii väga nagu pühenduda. Ja ma olin teinud selleks väga sügava nagu häälestuse ja analüüsi, mis võis valesti minna ja et ma neid vigasi jutumärkides enam ei korda. Et kõik on kogemus ja nii edasi. See kõik tegelikult on protsessis seisundi muutus minu jaoks selleks hetkeks. Ja see energia oli minu jaoks nii võimas. Ma nii soovisin kogeda uut ja muundada seda energiat. Sellepärast, et kui sa saad hüppelaua ja endast vana lahti lasta puhtalt, ilma etteheidete, süüdistuste, mida iganes andestamatus, kõik energiat, need on energiat, kinni olemised, nendes kogumid, siis sa saad vastu võtta imelise uue. Muidu sa kannad selle räsu ja risu kõik oma uude suhtesse ja suhetesse järgnevaks eluteeks ja radadeks ja seisunditest. Nii et sa olid siis, nii et sa olid nagu kõigeks selleks valmis, olid need lahti laskmised enda jaoks juba nagu praktiliselt teinud ja sa olid valmis nagu kõik selle niimoodi ilusasti, ilma süüdistuste, ilma etteheideteta kõik nagu selja taha jätma. Mulle tundub, et see on väga-väga ilus. See on ilus. See on sügav ja ilus, mitte lihtsalt ilus. Et ilus ja ilus, et ilus seisund, et ta hakkab lõpuks sinu elukogemuses sind kandma ennast, et sa saad nii oma sügavuse taha, et see ei ole lihtsalt ilus kogemus, vaid ta on sügav ja ilus.
sest mitte kõik ei ripu ka Kangase jõe voolus, on ju, et need vaatasid ka, et mis need kaks hullu sealt teevad. No mina ei ole näiteks seal Kanges, ma olen Rishikeshis päris mitu korda käinud, ma arvan, et 3-4 korda kindlasti ja ma ei ole veel kordagi seal Kangese kohal niimoodi rippunud, küll ma olen seal ennast vette kostnud ja olen igasuguseid teisi rituaale teinud, ajurveedat õppinud seal, aga sellist asja pole mina teinud ja sellepärast ongi mul hästi huvitav, justkui erinevad inimesed tulevad oma erinevistest kogemustest rääkima. No vot, aga mis siis nagu edasi sai sellel reisil, et kui sa selle rituaali ära tegid, et kuidas sa seda Indiat siis kogesid üldse peale seda, kui sa olid selle rituaali nagu ära teinud? No kõigepealt me saime ju sinuga kokku aed seal, eks, et ma olen ikka mõtlenud, et mida see tähendab ja mul on selline hästi tähenduste otsija, sest see annab minu elule hästi, noh, ma olen nüüd tähendust ka ülendanud selles mõttes, et nagu sa tead, et noh, okei, sain kokku, no neutraalne meel on ju, võime igatepidi võtta, et aga hästi kergelt, eks ju. Aga mulle meeldib hästi tähenduslik elu ja ma ei satu mitte kunagi mitte kellegiga kokku lihtsalt niisama, mulle meeldib laenguga jagamine, mulle meeldib emotsionaalsus, sealjuures ka kergus, et tagasi tõmmata, aga see, et sina tulid vastu, siis me läksime, see tähistamine, ma märkan kõiki seda, kuidas siis hakkas sündima kõik see, kuidas mind toiti, ma ei võta seda iseenesest mõistetavana. Sest et tegelikult see oli ka üks mu elu niisuguseid, noh, ma ei arva, et ma võtsin elu iseenesest mõistetavana, ma ei ole selline inimene, aga kõik me oleme vigasid teinud ja õppinud ja kogenud ja noh, me ei oska lihtsalt. Ja pärast seda lihtsalt hakkas avanema ja rullima lahti mulle väga imeline teekond, mitte et ta ennem ei oleks olnud imeline, aga jah, see tähistus, et kõigepealt me läksime ju, tähistasime seal restoranis Mango Lassiga imelist, meil oli laud sööki täis toitu, imelisi India roogasi täis on ju, ja siis 4 eestlast seal laua taga, eks ju, ja mina seal oma uues energias, eks ju, puhastunud et kõik, et noh, mulle meeldib nii mõelda, et mis vaikselt hakkas siis tegelikult ennast nagu lahti rullima, et elu on üks suur tähistamine. Et see kõik, see India, mis seal siis avanes ja kõik pärast seda tähistust, et kõigepealt ongi tähistamine elu. Kõigepealt, kui me siia sünnime, me tähistame, et iga päev ja iga hetk on tegelikult tähistus. Ja kui me elame niimoodi tähistades, siis ei ole meil mitte midagi nagu lõpuks väga kahetseda, sellepärast et päeva lõpus, iga päeva lõpus sa ju andsid selle tähistamise energia lõpuks kõigile ja kõigele iseendast. Et ma tähistasin, mul oli endal hea. Minu ümbruskonnal oli hea, eks ole, et see tegelikult see vibe hakkaski niimoodi ennast järgneva 4 aasta jooksul oli nagu noh, kindel see, et mind Jumal nagu, noh, ta näitas nagu seda verstaposti jumalikus armastuses ka, et tähista. Ta lubas hästi kaua seda veel nagu eriliselt. Jah, see oli imearmas, mul on väga hästi meeles ka see õhtu, kui me seal Kanga Beach Cafe's kõik õhtust sõime ja meil oli tõesti hästi palju süüa, ma mäletan, ja see oli kuidagi hästi eriline õhtu. Ja
selles mõttes on need India tähistamised alati nagu nii erilised ka, et see sama restoran, vaata oli või kohvik, mis ta iganes oli pikaaegselt olnud üks minu lemmikkohvik ja paljude eestlaste lemmikkohvik ja see tegi selle nagu meie kohtumise veel kuidagimoodi eriliseks. Ja eriti tore on ju olla ka tunnistajaks peale sellist meeliülendavat rituaali. Aga kas te pärast seda tookordset Rishikeshis käimisest jäite ainult Rishikeshi või te läksite ka kuskile mujale või mis sellest reisist edasi sai? Tead, me tegelikult ju reisisime, ma tegin endale siin väikseid ülestäheldusi siin eile, et 8 erinevas linnas, et meie reis oli hästi selline kirju selle 2,5 nädala jooksul. Et me käisime erinevates paikades, et käisime ju Vrindavanas ja Rishikeshis me käisime ju ka Beatlite aasramis, eks ole, kus oli hästi palju ahve. Et seal oli väga võimas kogemus mul, kus ma laulma hakkasin seal põhiaasrami kohas. Need Beatlid mõjusid sulle nii võimsalt, et sina hakkasid ka laulma seal. Ja, et ma nii mäletan, Ermo hakkas seda kohta filmima, sest et ma hakkasin naerma ja nagu laulma ja mul oli tohutu rõõmukanal, et kuna ma tunnen kohapaikade energeetilist välja, siis ma istusin siin maha, kus põhiliselt lauldi ja ma sain täieliku nagu rõõmušoki ja mõttes, et minust voolas nagu tohutu rõõmukanal läbi ja ma naersin ja lõkerdasin seal. Aga me läksime sealt Rishikeshis, ma ei mäleta täpselt kaua me seal olime, aga see sõit sinna oli rongiga, see oli nagu minu jaoks täielik paras elamus, sellest võiks juba väga, väga mõnusalt rääkida, et kuidas uksed olid lahti ja öö otsa sõitsime sinna. Räägi, need on huvitavad, teravad elamused, kõik tahavad neid kuulda. Ma hakkan sellest praegu väga pikalt rääkima, aga see oli et juba sinna rongiga sõita oli Rishikeshi päris huvitav, et ma soovitan seda, aga kogeda, kas sa oled käinud rongiga, ma ei tea. Ma Rishikeshis otseselt ei ole käinud rongiga, aga ma olen mujal Indias rongiga sõitnud ja iga kord need rongisõidud on omaette elamused, sellepärast, et Indias on ju võimalik, eks ju, erinevad neid klasse rongides valida ja vastavalt sellele klassile sa satud siis nii-öelda tingimustesse, et kõige odavamad piletid, Indias saab hästi odavalt hakkama, aga selle kõige odavama piletiga kaasneb ka paras niisugune nagu kaos ja paras niisugune nagu mõnes mõttes need tualetid ja kõik, ma ei hakka sellest täpsemalt kirjeldama, aga need on üsna koledad ja samas kui siis mõne kõrgema klassi kajutis on täitsa mõnus ja viisakas magada, aga mina isiklikult olen nii mugav inimene, et kui ma ikkagi selliseid 12-tunniseid ja veel pikemaid otsi teen, siis ma ikkagi natukene parema kajuti võtan omale või selle kupee, vabandust, rongis on kupeed. Ma olen sõitnud ka selle väga sellise basikuga mõned tunnid. Aga see on omaette elamus, seda tasub teha, on ju? Jaa, täiega tasub, aga meil Kleelia täpselt teadis, kuhu ta meid suunab, et me olime, see oli päris hea elamus ja me olime tegelikult sellises väikses 4-ses kajutis, et päris huvitav. Aga me läksime sealt, ma järjekorda ei mäleta, aga oli Kuldne tempel kindlasti, kus me käisime, aga see on hästi kaunis elamus oli ja Vrindavana, millest ma sooviks jagada ja ma sooviks tegelikult sellest Vrindavanast jagada, sest see minu jaoks väga sügav kogemus, seal on tõesti üle 5500 templi ja me tegime seal hommikust õhtuni ühe palverännaku
Ja kui ma jõuan jagada, siis jah, tegelikult ma jagasin selle Rishikesi keti otsas rippumise ära, et see on minu jaoks nagu elukogemus, mis lõi ja muundas minu energia välju ja annab mulle, nagu ma arvan, terve eluaeg, kui ma sellesse ajatusse energiasse lähen, siis ma oma ülitajuga või selle ülitundliku energiaga lähen ajatusse, sukeldun sinna Rishikesse ja saan alati selle, või noh, sinna Gangesesse saan alati selle Dharma taga, noh, teele nagu. Et siis see ei lähe mul mitte kunagi meelest ära. Ja teine on Vrindavana, kus ülilihtsuses elatakse ja kus sündis siis teadaolevalt Krishna ja veetis oma lapsepõlve, et tema lapsepõlve kodu on seal. Et noh, tegelikult see, kuidas ma üldse Indiasse jõudsin, oli see, et Krishna kogu aeg saatis mind. Et Krishna oli minu selline jumalus ja see rõõm, mille ma olin ära unustanud tegelikult oma elu jooksul justkui ja vaikselt hakkas muudkui pulbitsema, siis Vrindavanas, kus on elu kontrast ja meil grupi juht Kleelia ütles ka, et tema nagu, noh, see, kes ei ole nagu Vrindavanas käinud, noh, Indias Vrindavanas käinud, see ei ole nagu Indias käinud, ma ei taha kedagi solvata, sest ükskord ma seda ühes seltskonnas ütlesin ja siis öeldi mulle, et noh, et ju siis ma ei ole Indias käinud, sest ma ei ole Vrindavanas käinud. Aga see selleks, et lihtsalt Vrindavana on nii ülilihtne, tõesti seal on hästi palju templeid ja seal on ülilihtne ja minu jaoks nagu tegelikult ongi see, ma olen nagu jõudsin sellesse kohta alles hiljaaegu, kus ta meenutab, Krishna meenutab hästi nagu minu enda lapsepõlve, kus ma elasin Jõelähtmes, et lehmade keskel ja käisin karjas oma esimese raha teenisin karjas käiguga, et tõesti seal olid nagu noh, lehmad nagu ikka Indias on tänavatel ja väga lihtne kõik, aga seal on tõesti nii-öelda väga lihtne meie mõistes, kes valib öelda vaene, aga selle kõige keskel on rõõm ja need templid ongi selline, eriti Krishna tempel, ma tunnen, on see, et kuna ta on pühendatud Krishnale, kes oli jumalik rõõmu edastaja, kandja, siis see pidu, noh, ongi, et me võime olla vaesed, aga me ei pea andma ära oma potentsiaali, oma rõõmu, et me oleme puhas armastus. Mulle hästi meeldib see sinu mõte India kohta, et kuigi mõnes mõttes need inimesed elavad mitte kõige rikkamalt, aga just selles oma usu ja kõige selle oma pühendumuse juures, nendes on hästi palju rõõmu ja nendes on hästi palju tänulikkust ja hästi tihti see paistab nagu välja. Ja nad tõesti naudivad oma seda kasinat ja sellist lihtsat elu teinekord palju rohkem kui inimesed, kellel on võib-olla rahalise rikkuse mõttes kõik olemas, on ju? Ja seal oligi see, et see linn Vrindavana on niivõrd lihtne ja just see kõik loobki niiviisi, et kui ma läksin, meil oli võimalus, eks ole, alati sul on võimalus, mõni ei võtnud sellest võimalusest meil grupis kinni, aga mina võtsin nagu hästi, ma võtsin kõik need võimalused vastu, mis looja mulle andis, ma tahtsin, ma soovisin ja oli võimalus minna hommikul vara kella 4
tseremooniale Krishna nagu templis. Ja loomulikult ma võtsin sellest võimalust kinni, sest meie hotell oli kohe Krishna templi kõrval praktiliselt. Noh, sinna oli mingisugune täiesti puusalt, ütlen, ma arvan, mingisugune, ma ei tea, 150 meetrit. India mõistes on täiesti sealsamas, täiesti kõrval. Jah, noh, mida iganes, et võib-olla oli vähem ka, ma ei tea, vaata, ma ei mäleta, on ju. Aga tähtis. point oli see, et ma läksin juba see uksest välja öösel, ahvid on sul puude peal, kõik nagu sisiseb niimoodi ahvidest ja põriseb nagu, sellepärast, et neid ei ole 5 ahvi, vaid neid on 100 ja siis see tee sinna Krishna templisse on, noh, ma pidin kõigepealt läbima selle hirmu, sest see energia, mida ahvid endas kannavad, mina sellel hetkel ei usaldanud neid. Ehk siis see ongi see peegel, et sa ei usalda iseennast, eks ole. Just. Aga tegelikult nagu noh, jah, ma energiamuundajana tean ju, et on võimalik energetiseerida ennast täiesti nii, et nähtamatuks ja et keegi sind ei ründa ja bla, bla, bla. Aga kui sa oled selle energia sees ja sul on vaja see maise kehastusena alla tuua ja sa tegelikult märkadki, et mul on hirm ja mul on hirm, sest need 100 ahvi, kes seal puude peal nagu vaikselt on kell 3:30 hommikul, on ju. Et siis ma läksin uksest välja hotellist ja lihtsalt siis kõndisin ja püüdsin lõdvestuda sellesse energiasse ja minna kõrval tänavat pidi ja jõuda sinna Krishna templisse. Ja kui ma siis selle Krishna ja ma jõudsin, aga no minu energiad olid ka sellised, et tõesti mul on nagu hirm eksimise ees oli hästi suur. Et noh, need, kes seda kuskil võõras linnas või üldse, et teinekord on juba lihtsalt nagu uksest välja minemine võõras kohas väga suur asi, et kuidas ja orienteeruda ja pimedas Indias küll valgustused põlesid, aga just ahvid olid need, keda ma nagu kartsin selles hetkes, et nad on ettearvamatud, nad võivad rünnata ja meile räägiti ka sellest, et mina looduse inimesena puhastan endal seda ja loomulikult seal seda ei juhtunud, aga on üks juhtum, mis ma soovin jagada siiski, et ehk siis küll ma energetiseerisin seda ja läksin sellest ahvi hirmust läbi, sest meile jagati et ahvid ründavad ja ahvi ründamise tõttu sureb päris palju inimesi, ahvi rünnakute ohvriks Indias saab turiste. Just sellepärast, et nad hoiavad kas mobiili kuskil suvaliselt ja ahvid ründavad nagu lihtsalt niisama nagu ka. Ja nad võtavad ära mingid mobiilid või asjad nagu inimestelt, et need ei tohi nagu käes hoida. Et ma ei tea, kas sa tead sellest, aga ma arvan, et sa tead. Oo jaa, ma vahepeal ütlen vahele, et need ahvid on selles mõttes, jah, kaugelt vaadates on nad nunnud ja toredad, aga mina siin ka sellel talvel just, ma elasin sellises kohas, kus pidi väga ettevaatlik olema ahvidega ja kui rõduukse lahti jätsid, siis nad kippusid sisse tulema ja oi kui palju pahandust nad siis tegid ja ma tean ühte meest, kellel nad on telefoni näiteks ära viinud ja see on päris, ega need ahvide suhtes peab väga ettevaatlik olema, sest et minu korteris nad tegid päris korraliku kaose korraldasid. Just, ehk siis kuna meile sellest ka jagati, et me teadlikult võtaks ja hoiatati meid, mis on väga tore,
sest et kui sa lähed võõrale maale, siis ongi vaja hästi palju ka ette teada, mis seal ootab sind, et sa pead teadlik olema lihtsalt ja austama seda kultuuri ja seda maad ja eripära ja loodust. Noh, ja, ja ühesõnaga mina lähen siis ja jõuan templisse, räägin seda lugu edasi ja mis siis ületades neid hirme, mis ma siis seal tänaval kogesin, märkasin iseendas, ülendasin teadlikult, sain kokku endaga, enda hirmudega ja vaatasin otsa ja siis mõtlesin, et üks ahv ei saa mind nii palju rivist välja lüüa, et see monkey mind, et Jane-Mari, et lüki nüüd vaata nüüd oma monkey mind, et ta sind nagu ei hakka ära trigerdama. Ja jõudsin templisse ja seal oli pidu. Krishna pühitses pidu ja just oli alanud ja algamas tähendab. Ja see, mis seal hakkas, et tegin selle templi ukse lahti, kõik oli rahvast täis. Inimesed olid valmistunud, nad tähistasid rõõmu. Ja see joy, see nauding, see laul, see tants, see trall, see puhas rõõm, mis seal oli, et see niimoodi haaras mind ja siis algas üks kõva tähistamine, rõõmu tähistamine ja laulmine ja mantrate laulmine ja vau, see oli nagu võimas, mis seal toimus, et jah. Vaata, kui huvitav see on, et Indias on selline, mida ma olen ise ka päris palju kordi kogenud, just need varahommikused 3:30 sellised päikesetõusuaegsed templites, tseremooniad, rituaalid, et need on nii võimsad ja kui palju seal inimesi käib, et proovi sa Eestis kellelegi öelda, et 4:30 või 4:30 läheme kuskile midagi tähistama või midagi tegema. Eestlased kõik magavad, et seal on need hommikused rituaalid ja need templi, just tseremooniad ikka väga võimsad ja mina alati ka selles mõttes neid väga naudin. On ju? Täiega, et noh, mind oli muidugi, ma olin ennast nagu häälestanud jooga õpetaja, juhendajate koolitusel sellega ja ka lastejooga koolitusel, et meie sadnad hakkasidki ja minu elu eelnevalt oligi enne mind, et see, et õppisin ju lastejooga juhendajaks, siis täiskasvanute juhendajaks, kõigepealt kundalini jooga juhendajaks ja siis lastejooga juhendajaks ja erinevad muud koolitused. Et aga just kundalini jooga juhendajate koolitusel oli hästi palju selliseid nagu ikkagi sadnasi ja minu üks hästi selline ütleme niimoodi, soov oli alati vara ärgata tegelikult, aga see ei tule alati mul üldsegi välja. Ma korraks segan sind vahele, võib-olla sa seletad lahti, mis asi on sadna? Ja, no sadna on joogide hommikune praktika kehale, meelele, vaimule, eks ju, hingele, et see on joondus ja rõõm ongi see, et sa joondad ennast päevaks ära ja pühitsed ja tähistad tegelikult päeva. Et tegelikult ongi see sadna, mis seal ka Krishna templis oli, et sa tuled kohale, see tegelikult see selline, ma mõtlen siit, selline hommiku essensi kogumine, et mis kuulub tegelikult meile endile ja Jumalale, loojale. Et kui ma keskendun iseendale ja alustan päeva iseendaga, siis ja tulen kohale ja tähistan seda hommikuse praktikaga, mantrate laulmisega ja kui sadnad tehakse veel, siis joogakoolis tehakse seda nagu koos
ja loomulikult siis eraldi üksikpraktikatena, eks ju, õpetajad teevad õpetajatena, juhendajatena. Et siis on koos olemises veel kõige suurem vägi. Et see on see kohale tulemise ja jumaliku hommiku essentsi ankurdamine kehasse päeva jaoks joondus. Et põhimõtteliselt see on siis midagi, mida tegelikult kas just sellisel kujul, nagu joogid seda teevad, aga see on midagi, mida tegelikult oleks päris, ma ütleksin, et peaaegu igale inimesele vaja, et võtta mõned korrad päevas nii-öelda tulla kohale, pühitseda, tänada, Täpselt. paluda ja märgata, eks ju, ja lihtsalt nagu võtta see hetk, et tulla iseendasse, on ju. Ja see, noh, et see ei tohi meil lihtsalt ära minna meelest, et me oleme puhas valgus, me oleme armastus, me oleme rõõm. Meie algne olemus on rõõm. Ja see on hästi ilus tegelikult ja minu meelest ka nende selliste kohaletuleku praktikatega, kas või hetkeks, sest ei pea seda tegema, eks ju, kundalini joogidel need sadnad on vahetevahel seal 1,5 tundi ja niimoodi, on ju, aga seda võib ka teha tegelikult seal 5-10 minutit, sa lihtsalt teed omad palved ja kohale tulemised ja minu meelest on hästi tore see, et osades nii-öelda kultuurides on see nii-öelda kultuuri need sellised palvused sisse kirjutatud, on ju? Ja ma pean vist panema, vabandan korraks ikkagi laadima. Ja, palun. Ta hakkab mul... Palun pane, võta see aeg. Ja ma vahepeal lihtsalt räägin selle aja täiteks siis, et kui Jane paneb telefoni laadima, anname talle selle võimaluse. Panin ära juba. Panid väga ära juba, et Indias ongi see, et just sellesse usku ja kultuuri on ka hästi palju selliseid rituaale ja pühendumusi sisse nii-öelda kirjutatud ja inimesed võtavadki omale nii-öelda hetke ja aja oma kodus, oma töö juures, hommikul alustavad seal erinevate rituaalidega, see on hästi piirkonniti erinev, nii et näiteks kui mina olen käinud ka Ayurvedat õppimas või Ayurveda koolides, siis õpetaja lähed natukene aega varem, siis see on tegelikult õnnis hetk, kui jõuad kohale natuke varem, kui siis läbi viiakse näiteks mingi tulerituaali ja see energia, mis seal on ja see õnnistus, mille sealt päevale saab, et see on väga võimas. Jaa, see on väga võimas ja näha teisi inimesi elu üle, elu võtmas õnnistusena ja jumaliku see lihtsalt isegi mitte ainult rõõm, vaid puhas ekstaatika, mida ma kogesin seal. Ja see võimendub, et mitte ma ei ole seda ennem kogenud, ma olen seda ennem ka kogenud ja jätkuvalt, aga lihtsalt Indias püha Krishnale pühendatud templis on see nagu väga võimas kogemus ja mida tasub ma olen väga tänulik selle kogemuse eest, et ma sinna ennast tellisin ja et Termo nii-öelda selle tiimi kokku pani Kleeliaga, et niimoodi manifesteerus see, et ma olen loojale väga tänulik selle eest, et see, kuidas me oma ellu selliseid saadetisi, et vastu võtame ja oskame märgata ja see Krishna, et ma soovin rääkida sellest Krishnast, et kuidas see Krishna selles templis, et et ma olin, tegelikult ma ütlesin ka, et Krishna kandis mind, et tegelikult ennem Indiat ma käisin mingi 2 kuud ennem Itaalias ma elasin Itaalias pärast abielulahutust, mind kandis nagu kogu aeg mingi reisimise nagu laine. Et lihtsalt võtsin, ma olin kirjutanud endale üles energeetiliselt, ma olin küsinud, rääkinud loojaga, kuhu ma tahaks minna ja ma lihtsalt siis hakkasin vastu võtma neid saadetisi, mida looja mulle pakkus. Ja sealjuures minimaalsete ressurssidega.
igas mõttes. Ja kui ma Itaalias olin Krishna, mul õnnestus Itaalias elus, Itaalias Krishna aasramis elada, Vrindavana aasramis, naiste aasramis nädal aega. Oi, see on küll midagi väga erilist, et sa sinna sattusid. Et see, ma räägin, sellepärast soovisingi korraks siia põigata, et tuua sellele loole, mida ma jagan selle Krishna sisse rohkem, et mitte minule lihtsalt näitas otse seda puhast mängulusti, et see töö ka ja looming, mida ma nagu praegu teen, et on lastega seotud, et Krishna on mänguline jumalus, et ta lihtsalt teda austati sellepärast ja armastati sellepärast, et ta oli nii mänguline. Ja kui mul Itaalias mul imeline tuttav sellel ajal juba hea sõbranna, kellega me sinna sattusime ka jälle juhuslikult oma looga. Et siis mul õnnestus Itaalias tõesti, ta viis mind sinna, ütles, et sa tahad kindlasti seda näha, Jana, Maarja. Ja siis ma kuidagi sebisin ennast sinna naiste aasramisse Vrindavana templis Itaalias ja väga palusin, et nad võtaksid mind sinna elama. Ja siis nad võtsidki sinna elama nädalaks. Ja siis ma pesin Krishna templis marmorpõrandaid seal, aitasin süüa teha ja nägin ka päris sellist India pulma. Muidugi nägin ka palagani ja nükest telgitagust, mis seal päris elu aasramis, naiste elu. Et see oli nagu vau, Krishna tempel Itaalias. Aga kui ma siis nüüd põikan tagasi, siis Indiasse ja ma selle Krishna templi ukse lahti tegin, siis see pidu, mis seal oli, oli hoopis nagu kordades veel võimsam, aga jah, neid ei saa võrrelda, sest Itaalias oli, mul ei lähe see kunagi meelest ära, kui peen tseremoonia, sest nädal aega ma olin iga hommikul seal sadnal, sellel pühal Krishna tseremoonial hommikul. Ma elasin ühe India naisega ühes toas ja kes oligi pühendunud täielikult nagu seal elas. Et mina siis sain nädal aega seda kogeda, et kuidas Krishna tseremoonia siis välja näeb nagu Krishna templis Itaalias. Et see oli võrrelda, see oli nii ilus. See oli väga kaunis. Ja vaata, huvitav on, et kui me nendes siinses elus või siin meie kultuuriruumis oleme harjunud selliste mugavustega ja oleme harjunud, et meil on soe vesi igal hommikul ja me oleme üksinda, saame üksinda oma toas laiutada, meil on võib-olla maja isegi või korter ja siis on vahepeal ikkagi väga avardav ja väga värskendav minna kuskile ashramisse, tehagi seal sellist lihtsat tööd, pesta põrandat, siis võib-olla aidata süüa teha ja elada ka võib-olla kellegi ikkagi või üldse paljude inimestega koos ühes toas, et see on minu meelest ka meie enda isiklikuks arenguks selline väga hea koht, et sellesse alistumisse minna, on ju? Jaa. Et see alistumine, tore, et sa seda sõna puudutad, ilma alistumiseta, ma arvan, ma ei olekski üldsegi, ei oleks võtnud otsust sellest abielust ka edasi minna, sellepärast, et naise energia austab, alati alistub. Et inimestel on nagu natukene erinev arusaam nagu sellest, mis see alistumine nagu on, et kellegile ma alistun või allutan või kuidagi aetakse segamini, et allutatud saamine, aga see ei ole see, et alistumine on pehme. Jah, et see ei ole midagi negatiivset, vaid pigem see on see, et sa
lihtsalt nagu lased oma ego nii-öelda vabaks ja teed võib-olla midagi sellist, mida sa tavapäraselt võib-olla ei tee või midagi, millest sa kinni hoiad, sa lõpetad selle tähtsustamise nagu võib-olla ära või? Jaa, et just nimelt tähtsustamise ka, et üks on nagu tähendus ja teine on siis, et ma alistun teenimisele. Et ma alistun teenimisele, et need on erinevad protsessid jogiinidel, jogide maailmas, kui sa nagu pühendud. Ilma nende protsessideta see on vaimne praktika lihtsalt. Et nii kehale kui meelele ja ta puhastab hinge. Ja kuna mina olen valinud naiseks olla selles kehastuses, siis see kuu on kõige tähtsam, nüüd ma ütlen tähtsam minu jaoks, sellepärast, et oluline on avada ennast naisprintsiibile endas. Jumalikult. Et see on hästi, jah, et selle aasramis tõesti, tegelikult see lugu on palju sügavam, teinekord võime rohkem rääkida, mis Itaalias toimus. Et seal oli ka ikkagi karmaatiline, et kõik see karma ja palju, ühesõnaga, et mul on isiklik teema selle Itaaliaga ja eelmiste eludega ja sellega, miks ma just seal Krishna templis olin. Ja siis Krishna kandis mind Indiasse, kus tegelikult nagu ma tundsin nagu sellist, kui seal ma pesin põrandat ja niimoodi, aga see ei tähenda seda, et mul halb oli. Ma ei pannud endal seda märki, ma tegin seda rõõmuga. Ma võtsin seda õnnistusena vastu. Aga siis, kui mind Indiasse vaim kandis, siis otsustasin minna, siis see oli nagu pidu, veel suurem. Aga teisel moel, kuigi Itaalia kogemus oli vau, täiesti mega romantiline, mis veel tegelikult, mis seal toimus, see Krishna energia veel, mis tegelikult ta päris elus välja kandis mind kesk Toskaanat ja lood. Aga see ei ole see teema praegu, et Indias lihtsalt, aga see kõik käib sellise, et ega elu on ise see püha printsiip naise mees energia vahel, püha tango, eks ju. Et mind on alati see nagu haaranud ja kirglikult tõmmanud, et kui me selle ära unustame, et rõõmu me saame ise endale pakkuda, et me vastutame ise oma jumaliku rõõmu eest. Keegi teine ei saa meile seda pakkuda, siis kordi maises võimendub jumalikult. Ja ma olen sellega nõus, sellepärast, et tegelikult... Ja Krishna hoolitseb selle eest. Jaa. Et ma olen nõus selle kõigega, sest et kõik see alistumine ja see rõõm ja kõik see on see, mis tegelikult meile annab selle elule väärtuse. Ja selleks, et elul oleks väärtus, selleks ei ole ju tegelikult väga palju meil vajagi üldse. Me vahest unustame selles tänapäeva ruttamises või sellises tormamises ja nii-öelda saavutuste maailmas ära selle, et võib-olla mõnikord piisab väga lihtsatest asjadest, et olla rõõmus ja õnnelik ja olla tegelikult tasakaalus, et me kipume nagu natukene valedele asjadele oma tähelepanu, mis valedele, aga võib-olla ebaolulistele asjadele oma tähelepanu viima. Ja see kipub ja see on nii inimlik. Absoluutselt, see ongi hästi inimlik, et see ei olegi selles mõttes kellegi peale näpuga näitamine või süüdistamine, et me oleme lihtsalt see
midagi pole teha, sellepärast et see ümbritsev maailm meile kõike seda ka nii-öelda kogu aeg nii-öelda juurde söödab, eks ju, et me peamegi olema üsna tasakaalus, et siin nagu selles mõttes vastu pidada, on ju? jah, ja tegelikult minu jaoks ei ole enam, noh, tasakaal on nagu mitte eesmärk, vaid noh, elu enda elamine ja ma andestan endale, kui ma sealt tasakaalust jälle välja vupsan, sest et kui see saab nagu eesmärgiks ainult, mida ma ka nagu protsessin endas, et ta võiks olla ja tegelikult ta nagu ongi ja tegelikult on nii hea, kui on tasakaal, sest ma tunnetan tasakaalu taga olevat energiat. See on mõnus. Siis on Aga kõik, mis sulle, siis on kõik aga nagu mis sulle, paigas. aga mis sulle praeguses elus annab seda tasakaalu? Ütleme, et kuna sa oled Indiast, oled tulnud tagasi juba ammu, on ju, ja selle energia oled küll ühenduses, aga mis praeguses elus sulle kõige rohkem tasakaalu pakub? Mis sa tunned? Võtan praegu siit uuesti ära, sest et mul oli suhteliselt, ta laadis mul, vabandust, ma panen selle uuesti niiviisi. Ja, siis tas. Ja ma vaatan, palju ta nüüd mul vastu peab, et võib-olla vahepeal peab uuesti laadima panema. Nii. Ja kuidas see küsimus oli? Küsimus oli see, et mis sind praeguses elus tasakaalus hoiab? Kas sa kuuled mind? Ma nagu sind kuulen halvasti korraks. Väga hästi kuulen sind. Kuuled, Väga jah? hästi. Okei. Huvitav, et ma praegu nagu sind kuulen natuke halvemini. Et see praegu hoiab mind tasakaalus. Loodus. Mul on oma kodu ja siin see Rukkilille maja, kus mul on hästi oluline ühendus endaga, jah. Ma saan looduses kohe, kui ma hommikul lähen välja paljajalu oma hommikusi protseduure sinna tegema ja oma ringkäiku ajada, siis esimene asi, ma lähen maandan ennast väljas ja see on nagu minul tõesti see mõnes mõttes sõltuvus või minu hommikurutiin ja see hästi tasakaalustab mind. Et mulle hästi meeldib selline paljajalu käimine, ma terve suvi oma aias käingi siin peamiselt paljajalu ja siis jalgu pidi ja seal rohu sees, kus ma oma asjatamised ära teen ja ma olen hästi selline selles mõttes looduslaps, et ma sulandun siia selle looduse sisse, ma olen eriti kohe, kui hakkavad soojad ilmad, siis ma teen oma nagu selliseid hügieeni ja selliseid hommikurutiine õues, et võimalikult käin duši all ka õues, et hommikul on duš üks mõnusa männi all õues, kus ma hingan sisse männivaigu lõhna, vaatan puude lattasi niimoodi, et ma oma käbine ääred tasakaalustan, aga samas seda lõhna, mis korraks vist hakkab ikkagi, ma pean ikkagi panema selle panen laadja, hoian ruumi sellega. Et selline, jah, oma mänd on mul, kus ma käin siis ka võrdlemisi sageli käin seal duši all väljas ja teine asi on see, et ma siis tegelikult armastangi selliseid jahedamaid duše, et kui ma siis räägin sellisest nagu neid asju on nii palju tegelikult, millega ma oma tasakaalu hoian, et ma olen märganud seda, et sa võid igast asju teha, aga kui sa ei ankurda ennast sellesse igapäeva ellu ja ei praktiseeri täitsa oma naabrinaisega suhtlemisel tasakaalu, siis see kõik nagu lendab vastu taevast, et see tegelikult on nii tragikoomiline tegelikult lõpuks kõik.
et lihtsalt, aga kui sa küsid nagu praktikates, siis ja niisugusest rutiinis, mis mul kehaliselt nagu hea enesetunde joonduses annab, siis tõesti on vesi, on see, mis ma tõesti aastakümneid teen, on kontrastdušid, külmad dušid. Ma küll enam ei tee niimoodi kohe jääkülma, ma ei lähe sinna, et alguses ma soojendan keha, ma sisenen pehmelt ja siis ma lõpetan tõesti nagu alati jaheda veega, et ma ülendan juba hommikul läbi veeelemendi oma ego, et vesi on see, kus ma mediteerin, seal tulevad mul nagu head mõtted, voolab maha, milleks ma pean olema valmis, milleks ma ei pea. Ahaa, see on päevakavas, ahaa, ma nagu loen veeraamatut, veeelemendist oma päevaraamatut nagu. Et ühesõnaga vesi on siis sinu jaoks see kõige olulisem sinu element nii-öelda, mis No tegelikult on jah, vesi ja õhk, et kui õhku ka ei ole, et ma täna tegin ka, praegu küll mul ei ole pärani see terrassi aken, aga ilma õhuta ma ka ei saa, et lihtsalt tavalised elemendid, maa, vesi, tuli, õhk, eeter, eks ju, nagu sa tead, on ju. Ilma nendeta ei saa ja eeter on see kõik meie tunded, mõtted, et mina tegutsen siiski selles mõttes täitsa kirgliku suhte inimesena, püha suhte inimesena iseenda sees, et just iseenda sees praegu. Et ma märkan neid dialooge iseendas, ma märkan neid tundeid iseendas, ma märkan oma mõtteid iseendas ja siis ma tegelen nendega ja siis ma ankurdan selle kõik kogu aeg. Et see on nagu juba nagu loomulik mu elu. Et seda ma enam nagu ei saa eraldada, see lihtsalt ma elan nii. Aga mis siis peale, kui sa Indiast nagu koju tulid, on ju, kui sa kõik need 8 linna, millest me paljudest polegi jõudnud veel rääkida, on ju, kui sa sealt tagasi tulid, et mis su elus siis nagu päriselt muutus pärast seda, et oli seal mingisugune väga selline suur muutus, millest võib-olla sa tahaksid ka natukene rääkida? Et kuidas sa oma elu hakkasid teistmoodi elama võib-olla kuidagi või noh? Ai, ma ei tea just, kas kõik teistmoodi, aga see on ka nagu kuidagi imelik öelda, et ei muutunud, sellepärast, et see ei ole ju nii. Et see ei ole üldsegi nii. Ja noh, see Indias olemine oli ka väga suurte protsessidega tegelikult valdav, suur pilt oli niisugune flow ja mõnus, aga ikka oli väga šokeerivaid kogemusi ja väga erinevaid, millest ma läbi läksin ja siis, kui ma maandusin Tallinna lennujaamas, siis mind võttis vastu seal 40 roosiga minu koksikleek, kes hoidis mulle ruumi, kuigi ma ise, noh, ma tegelikult nagu põtkisin teda natukene nagu eemale, et ma tahaks tagasi hoida natukene. Et aga ta oli väga järjekindel ja siis mina võtsin siis ta vastu, et küll vaikselt, aga see päris vastuvõtmine toimus alles 4 aasta pärast ja siis tegelikult, kui nüüd kaugele ma ette rõutan, siis enam teda ei olnud. Et tegelikult see päris, kui ma sügavuse siia toon, siis et see ka on protsess. Et see, mis mind ootas, oli jah, imeline jumalik partnerlus, milleks ma olin nagu siis häälestanud ennast aastaid ennem seda, puhastanud. Ja ma teen nalja küll siin, et mul ei olnud kuhugi ruumi kõrvale põigata või et ma arvasin, et ma saan veidi veel üksi olla ja ei antud nagu seda, nagu noh, et ma ei ole mingi põgenev pruut, ma ei taha nagu seda muljet, et vaid
põgelevpruut, nii tore. jah, et ma olen mõtelnud enda elu, et mul on nagu niimoodi justkui olnud, et ma olen pigem ära ajanud nagu, et ma saaks olla ka oma ruumis, et seda iseseisvust nagu olla, üksinda kogeda. Ja ka Indias lihtsalt noh, ju ma siis olin, ma ise näen selleks, et ma olen nagu väga leppinud selle kohaga ära, et ma olin valmis, sest ma olen tundnud oma sellise noh, natuke puikleva ka metsiku hobusest, ma olen hobuse aastal sündinud kaksik, et ma olen suhteliselt ka puiklev ja suhteliselt metsik ja siis tegelikult need noh, tegelikult maises ikkagi ja alati arvame, et me ei ole valmis selleks partnerluseks, me ei ole valmis justkui, onju. Aga õnneks mul oli nii palju ja noh, mis saab veel olla parim kingitus ja koht, kui tulla India reisilt pärast sellist kogemust tagasi jumalikku partnerlusse hakata seda pühendunult looma, et mis saab veel parim tähistus olla loojalt ja kuna ma olin juba noh, nii-öelda tragitüdruk selleks ajaks, et mul üks imeline Siberi vene rahvusest naine, kes on meie noh, lihtsalt imeline peretuttav ja et tema ütles kunagi mulle, Jane, kui looja annab sulle võimaluse midagi annab ja pakub, siis sa pead selle vastu võtma. Ja ma olen sinuga nõus, aga lihtsalt mida ma tahan öelda, et mõnikord on seda hetke meil nagu mõistusega raske ära tunda, et seda tuleb nagu südametasandil on ju ära tunda, et kui me mõistuses oleme ja selles igapäevases oleme, siis me vahest ei tunne seda ära. Me ei tunne seda ära ja aga noh, ma ütlen, et sellel hetkel noh, lihtsalt, et seal ei olegi õiget ega valet, et me oleme kehaliselt siiski psühhosomaatikud ja lihtsalt noh, kas me tahame või ei taha, on ju, siis õnneks mul oli nii palju hoidu ja jumalikku armu ja avatud meelt, et ma võtsin selle püha partnerluse vastu, kes tõesti mind nagu ühe jala peal jumalikuks partneriks nädala aja pärast Itaalias palus, sest me läksime kohe praktiliselt uuesti Itaaliasse pärast Indiat ja kontsa peal seal, Itaalia kontsa peale läksime nunna kloostrisse, et nunnasi pühitseti nagu, kõik oli valges, mitte mustas, eks ju. Et see oli nagu noh, nii kaunis lihtsalt. Et see jah, ma pärast jõudsin sellesse kohta, kus ma siis kuskil 4 aastat kogesin jumalikku partnerlust ja kus mina lihtsalt, mind ootas lihtsalt see, kui sa küsid, siis jah, eraelus või selline nagu minu jaoks on see kõige püham, mis üldse võib juhtuda, on selline jumalik partnerlus, aga see on protsess, eks ole, et kui looja annab seda, siis võta see vastu. Alati ja me olime juba tulnud ka niimoodi kevades saadik, aga ta niimoodi noh, me ei olnud nagu siis nii-öelda sellest pühendumisse läinud, et me lihtsalt olime põgusad. Jah, eks sellega ongi niimoodi, et igalühel on see tunnetus ja see äratundmine omamoodi on ju, et seda ei olegi vist ilmselt võimalik nagu kellelegi edasi anda, millal ja kuidas sa selle ära tunned ja tihti saad sellest aru, et see hetk oli olemas siis, kui sellest on väike aeg juba mööda läinud, sest et selles hetkes. Ja see tegelikult noh, kui sa ilmselt mulle nii-öelda, ma olen õnnistatud sellega ka, et ma noh,
ma kuulatasin oma valguse, oma kutse, oma hinge teenistuse häält, et ma hakkasin nagu selle kutse peale, impulsi peale, tukse peale minema juba abielus. Et kõik võtab aega, et ma olin väga pühendunud oma abielule, väga. Ja ma ei kujutanud ettegi, et ma pean lahutama. See oli minu jaoks kõige suurem krahh. Aga ma nägin seda tukset ja siis, kui ma liikuma hakkasin ja kui see hetk oli käes ka jumaliku partnerluse vastuvõtmiseks ja kõik see, ka temaga kohtumine oli väga jumalik hetk, sest see oli nagu tähtedesse kirjutatud, see oli mul tegelikult üles kirjutatud. Sellest ma ei hakka nagu rääkima praegu, aga kui sa oled, selleks ongi hästi oluline nagu oma joogapraktikat teha või ükstapuha mis praktikat, et sa hakkad oma meelt jälgima ja märkad oma teadvustatud kohalolekuga iseenda teekonda. Siis sa oskad vastu võtta selle jumaliku armu, mis sulle looja saadab. Muidu sa ei pruugi seda ära tunda lihtsalt. Ja see on õige. Aga ütle mulle, kas sulle see India reis andis ka sulle praegusesse ellu, kui sa nüüd tegeled hästi palju lastega, kas sealt sulle ka midagi andis või selle jaoks sulle ka midagi andis? Ma saan aru, et sa praegu tegeled sellise kuidagi natuke teistsuguse lapsehoidmisega või? Ja ma tegelen praegu tõesti unikaalse lastehoiuga. Et kõik see baas, mida ma siis tegin, laste jooga, mantrad, laulud, et see oli baas ja vundament kõik selleks ja lastelaagrid ja lastega ja kogukonna elus ja Kaia koolis lasteaiaõpetajana seal 6 aastat oma lapse koolis, et see lihtsalt nagu häälestas mind ja tegi vundamendi sellele unikaalsele lastehoiule, jah, tõesti. Et kõik see Krishna jumalik rõõm, ja kuidagi see elu, kõik põimunud kohalolek kasvatas mind selleks unikaalse lastehoiu juhendajaks. Et see on kõik nagu paika loksunud. See on tohutu õnnistus, et kui ma lastega täna olen, ega ma ütlen ausalt, ma mingil hetkel pärast koroonat või selle, ma põlesin ikka läbi tegelikult selles mõttes, et ma ikkagi ei tahtnud üldse oma kõva naise sündroomiga üldse tunnistadagi, kui ma Tenerifele 2 kuuks lapsega läksin tütrega, taastuma ja ka tegelikult lastega tööd tegema, et ma ei tahtnud üldse tunnistada, et ma olen täiesti läbi põlenud ja ma ei tahtnud never ühegi lapsega nagu tegelda. Sest see kogukonna koolis olemine mul andis nii tugeva nagu sellise kogemuse, kus ma tundsin, ma ei taha üldse lastega tegeleda nagu. Ja siis kui ma seal ära nagu puhastasin seal lava meridiaanides ennast Tenerifel, siis ma sain, see oli tookord tiigri aasta, et siis ma tulin tagasi laetuna, puhastununa, lava energiates puhastununa enda kõik sisemise lapse allesurutud vihad, mis ma pidin ka, mis olid ka pooleli jäänud, mõnes mõttes tulid üles ja puhastusid, vaatasin endale sügavalt otsa, nii et ja siis ma ei olnud, siis me olime ka jumaliku kaksikleigiga ka edasi läinud, et ehk siis mina otsustasin edasi minna, sest ja sellest oli juba siis paar aastat möödas, aga just see sisemine laps ja see rõõm hakkas jälle nagu seda oli vaja, seal oli kehapsühhosomaatikaga seotud väga paljud asjad mul, millega ma pidin edasi minema. Ja kui ma ennast nagu uuesti üles mutitasin ja taastasin
seal Tenerifel, siis ma tulin tagasi, siis jälle ütlen suhtepartnerluses sain kokku peegel energiaga, väga jumaliku energiaga partnerluses, kus ma jällegi ühendasin need kehapsühhosomaatika otsad lahti, sest et me ei ole valdavalt kehastunud. Ja kui me hakkame päriselt kehastuma, et ehk siis mina alles 4 aasta jooksul kehastusin täielikult ära. Ja sellepärast ma ütlesin ka ennem vaata, et sulle, et me võtame nagu vastu, et üldse seda vastu võtta ja avaneda sellele jumalikule partnerlusele. Tihtipeale me ei tunne seda ära, kui ma Indiast tulin, on ju. Aga nii palju, ma ütlen ausalt, et ma olen paadunud romantik ja ilmselt looja universum teab seda. Ja kui ta tuli sinna, ma ei pea täna ülitähtsaks roose, ma ei pea žeste, see on tegelikult just hoopis, see on teine teema. Lihtsalt mind pidi sellel hetkel nagu natukene nagu minu tähelepanu juhtimas, et ma selle vastu võtaksin, aga tegelikult point on hoopis palju sügavam. Ja kui ma siis Tenerifelt, ehk siis iseendale truuks jäämine ja siis sa saad ka teise vastu võtta, et ega seal ei olegi, tõde tuleb nagunii päevavalgele, selleks me ka püha partnerluse ka kaksikleegiga ma läksin edasi ja me läksime oma teedele edasi ja me oleme täna head sõbrad. Et muidu ma ei oleks ka oma unikaalse lastehoiu teenistuses nii sügavalt teadlik ja ma ei saaks nagu kiirata seda kohaleolekut, sest et lastega tegelemine on tõega tegelemine endaga. Ja kui sa ei ole tõde ja kui sa ei kiirga tõde, siis lastel on igav sinuga ja nad ei võta sind vastu. Aga mida sa siis selles unikaalses lastehoius või mis selles siis nii unikaalset on? See nimi on unikaalne lastehoid, et mis see selline, need märksõnad seal võiksid olla siis, et mida sa nende lastega siis seal teed? Jaa. Mul tuleb üks lugu meelde praegu, kus mul olid hästi vahvad poisid, Bride and Brenton meil just mingil hetkel siin Rukililles ja siis jäi söögi õnnistuslaul kuidagi niimoodi kõrvale või siis üks poistest ütleb, et aga Jane-Maarja, miks me toidu õnnistuslaulu ei laula? Mida me oleme kogu aeg laulnud. Et täna, mitte ma ei oleks tahtnud seda üldse ära jätta, vaid mul oli juba mõte, et okei, et praegu nagu, laulame pärast, et ma oskan kõrvale astuda ja ma teen seda meelega, ma teen täitsa niimoodi mängeldes. Ja lapsed õpetavad mind selle koha peale, tuletavad meelde, siis see minu jaoks täielik vau. Sest nemad on juba mingisugune, ütleme niimoodi, et üle 3 aasta minuga olnud. Ja üks poistest oli nagu mähkudes, kui me hakkasime koos olema. Et samamoodi on üks teine pere, kes mulle nagu meelde tuletab. Et ma lasengi neil ise luua, ma lasengi nende unikaalsusel ise õitseda, et nad mäletaksid ennast. Niimoodi, see on minu niisugune definitsioon ja see, mis programme ma nendele nagu õrnalt panen, see on minu niisugune, ongi unikaalse lastehoiu, selleks peab olema siin koha peal, on ju. Retsept. Aga põhiline on täna see, et on tõde. Ei mingit meelelahutust.
ja noh, selles mõttes, et meelelahutus saab ka, aga selle taga peab säilima see sügavus minu meelest, et Täpselt. nagu see on hästi Ja oluline. meelelahutus ka, aga sügavus on kindel, et ilma selleta ma ei mängi nagu. See on väga ilusasti sinu poolt öeldud, nii et kes soovib siis oma lastele sellist unikaalset hoitust ja armastust pakkuda, kui endal aega napib, siis Jane poole võib pöörduda. Panen selle video alla ka tema kontaktid kindlasti, et siis te saate Janega ühendust võtta. Aga ma tahtsin su käest veel ühte asja küsida, et kui me sinuga rääkisime, siis sa ütlesid, et sa ka Indias nagu kogesid ajurveedat, et kas sa, mis mulje sul sellest jäi? Ja me käisime Rishikesis, oli võimalus käia ühe India arsti juures seal, et see jättis ka väga sügava mulje, et ta tegi, minul tuli täitsa, oligi see, saabusid mõned pusled, et ma ei teadnud tegelikult, et minu tõusumärk on tuli ja sellega korrastus mul hästi palju elus, et miks ma olen selline, äkki võib minna mingil hetkel, et ma olen rahulik, ma olen tasakaalus, ma räägin inimesega ja mul on hästi palju süütundeid tulnud läbi selle, mis ma olen puhastanud ja muundanud ära. Et aga see ajurveeda arst ütles, et sa pead jälgima seda energiat, et noh, et seda tasakaalu hoia just, et sul on tõusumärk tuli ja sealt tuligi mul ka abielu mõtted, miks ma äkki võisin minna niimoodi põmm nagu, et ma olin rahulik, aga nagu mingil hetkel siis toimus see tuli, et ja ka lastega, et ma nagu seal sain hästi palju korrastust ja tasakaalutunnetust ja rahu. Et ma olen hästi tänulik selle India ajurveda arsti eest, kes tegi mul niisuguse üldise analüüsi minuga ja ma sain ka sealt kätte, ta andis mingid head niisugused toidulisandid, mida ma veel tükk aega veel tegelikult tarvitasin ja ka seda, et mida ma ennem juba ära tundsin, oli see, et hästi oluline on mu elus ingver. Ingverit ma kasutasin nagunii joogiteega, kus on erinevad India ürdid sees, kardamon, kaneel, eks ju, siis ingver on ju, ühesõnaga selline India joogitee on ju. Ja nelke. Et ta ütles, et jah, et seda rahulikult ju, eriti ingverit, et õhumärk vajab hästi maandust. Et maandus on hästi oluline ja et ja sellel hetkel ma tundsin, et ma lähen sinna tagasi ühel hetkel, ma tahan sinna tagasi minna, ma tahan just patšakarmat tahan. Mida sina teed? Et me sattusime just sinna, et meil lubati nagu seal kohalikus keskuses teha nagu noh, väike niisugune jalutuskäik ja seal kus just vastavalt siis mediteeris või ja seal oli hästi rahulik. Öeldigi, et olge siin hästi rahulikud, eks ju, tasakesi. Seal oligi niisugune hästi vaikne ruum. No tõsiselt, ma mäletan lause, kui ma praegu seda räägin, see oli hästi vaikne ruum. Et jaa. No vaata jah, selles mõttes sul on nagu väga head tähelepanekud, et eks ajurveeda selline kõige sellisem põhilisem eesmärk ongi see sellist rahustamist ja maandust pakkuda, et no jah, seal üks hästi suur osa on seedimise tasakaalustamine, aga tegelikult seda hästi paljuski seda tehakse nii-öelda meele rahustamisega ja maandamisega, et pakkuda seda igapäevast niisugust mõnusat chill olekut ja see ja just nagu millest me oleme täna terve selle aja rääkinud, on see rõõm, et see loomulik rõõm välja tuleks, et see elurõõm välja tuleks. Ja see vaikne rõõm on sama oluline, et võt, kui ma oma tuld, eks ole, raiskan sellesse, see ei tähenda see hull mingi ülevoolav rõõm, mis ka äge ja võibki olla vahepeal,
aga vastavalt vajadusele, et siis osata, see on kõige suurem meisterlikkus, kuidas osata seda essence'it kasutada. Et see vaikne pulseeriv rõõm on kogu aeg meis kõigis, et osata seda märgata. Seda vaikset rõõmu. See on kogu aeg kohe. ja absoluutselt, ma olen sinuga täiesti nõus, et see kõige olulisem on see pidev selline, et see rõõm oleks nagu seisund, mitte see ei oleks mingisugune emotsioon, et see on nagu minu meelest kõige olulisem. Igal juhul mul on hästi hea meel, Jane, et sa siia minuga täna rääkima tulid ja mida ma lõpetuseks veel tahan öelda, et ma tahan öelda seda, et püüdke siis, kallid meie vaatajad ka, ennast hoida selles tänulikkuses, selles rõõmus, selles mõnes mõttes ka alandlikkuses. Ja nagu Jane ütles hästi toredasti, et selles teenimises, et me oleme ka, et selles isetus teenimises. Ja mida sina veel lõpetuseks, Jane, kallis, tahad öelda enne kui me lõpetame? Ma olen hästi tänulik. Juhuseid ei ole olemas, et see tuli siia. Nii, mul hakkavad ka paterei hakkab otsa saama. et ütlengi seda, et selleks, et patarei meil otsa ei saaks, et me oskaks seda oma eluenergiat suunata, hoida, kõik hakkab endast, enda teenimisest, enda hoidmisest, enda hoolitsemisest, enda armastamisest ja siis me oskame ka oma partnerit armastada ja oma lapsi ja kõike. Et see joondus, et kui me seal eksime, siis oskame andestada endale, ütleme, nagu Indias öeldakse, Jai Guru Dev. ja siis tuleme tagasi, et jälle Dharmasse, et las minna ja see, ma olen väga tänulik selle tähendusliku kohtumise eest, et sa taas mu teele sattusid ja et me saame selle videoga inspireerida ja külvata neid rõõmuseemneid, et see on, see koosloomine on minule lihtsalt pakub südamest rõõmu. Ja minul on ka olnud see 1,5 tundi umbes väga suur rõõm seda läbi viia ja juhatada ja kes soovib selles Jane energias oma lapsi toetada, siis kõik on oodatud ja kohtumiseni siis juba järgmisel korral ja pange siis ennast meie podcasti jälgima ja laikima ja kommenteerige ja küsige ja niimoodi saab olla see edaspidi ka kõigile kõige tähenduslikum ja huvitavam. Aitäh kõigile ja järgmise korrani. Aitäh sulle ka, Jane.